Me arutasime seda teemat valitsuse istungil 29. septembril 2011. aastal. Ja see oli siis seotud sisserände piirarvu muutmise vajadusega, sest kui piirarvu oli selleks ajaks täis saanud juba, ja meil oli selleks ajaks teada, et see piirarv on täis saanud osaliselt ka tänu sellele, et tegemist võis olla fiktiivsete ettevõtjatega, kes taotlesid siis Eestis ja laiemalt ka Euroopa Liidus elamisluba, et siis oli vajadus seda piirarvu suurendada. Ja ka siis, kui me seda asja arutasime, sai Siseministeerium koos Majandus-kommunikatsiooniministeeriumiga ülesande töötada välja uus välismaalaste seadus või seaduse muudatus eesmärgiga vältida kuritarvitusi elamislubade taotlemisel. Et vastav ülesande püstitus on aset leidnud juba 29. septembril käesoleval aastal. Ma rääkisin täna põgusalt ka siseminister Ken-Marti Vaheriga ja ta ütles, et selle analüüsiga on alustatud. Analüüsi põhjal on käesolevaks aastaks tunnistatud umbes 50 välja antud elamisluba juba kehtetuks ja ma väga loodan, et see analüüs saab olema põhjalik, sõltumata sellest, mis erakonda mingid vahendajad kuuluvad või ei kuulu, kui tegemist on kuriteoga, kui tegemist on kuritarvitamisega, siis hukkumõistu peavad pälvima nad nagunii. 6 asja, mille puhul peaks olema, mis peab olema klaar, et kas erakond peab ka kuidagi sekkuma või mitte. Esiteks, igasugune ettevõtlus peab olema seaduslik, korralik. Ta peab arvestama riigi huve, peab olema ärieetiliselt kooskõlas. Peab olema Eesti majandusele kasulik ja ei tohi riivata Eesti julgeolekut. Kui need tingimused on täidetud, siis ausutades, kui see on nii-öelda ettevõtlus, siis see on ettevõtlus. Et teine küsimus, see sama nii-öelda silt, et kas on tegemist elamislubade äriga, siis mul on raske peaministrile siin midagi juurde lisada. See asi tuleb igal juhul välistada, et kui on mingisugune pettus, mingid teeseldud tehingud või ei ole. Ma ka ei tea, kas need on või ei ole. Teistpidi, kui ma nüüd majandusministrina ja räägin üldse elamislubadest ja nii-öelda soovist Eestisse tulla, äri ajada, midagi muud teha, siis me tegelikult täna, ma veel kord loodan, et selle aruteluga, mis kindlasti saab hoogu juurde, ei viskaks nagu minema seda probleemi, et meie nii-öelda elamislubade protseduurika, ja see on nagu majandusministri mure, on niivõrd keeruline, et meie niisugused kõrgtehnoloogilised ettevõtted, ülikoolid jäävad ilma vajalikust tööjõust lihtsalt tänu sellele, et protseduurid on äärmiselt keerulised. Et lubada, et nüüd keegi saab ütleme, et 1, 2 või 3 hinnangu enne, kui analüüs on läbi viidud. Ma arvan, et ka teie mõistat oleks ennatlik, et see ei oleks just väga demokraatlik riik, kus valitsuse liikmed ütleksid, et jah, et ma vaatasin neile õhtul uudiseid, mulle tundub küll, et nad tuleks süüdi mõista. Et kõigepealt tuleks analüüs läbi vaadata ja siis ikkagi seejärel otsustada juba professionaalsel tasemel, et kas see väärib mingit õiguslikku käiku või on tegemist tegevusega, mis siis näiteks erakonna sees saab eetilise hinnangu või on tegemist täiesti vaba äritegevusega, nagu Juhan ka kirjeldas, et mis vastab kõigile nendele tingimustele. Nii et võtame hästi rahulikult ja kuulame ära kõik selgitused, et ega sealt see tõde aja jooksul, ma arvan, koorub. Aitäh!